tere, oleme hommikut, jah. jõudnud kohale kolmapäevase Maakleri juttude podcasti. Nädal jälle läinud kiirelt. Nädal läheb ja siis kogu aeg mõtled, millest teile rääkida ja mis infot ja mõtteid vahetada, aga tegelikult me iga päev jagame ja miks me seda podcasti teeme on ikka selleks, et köögipoolest teile rääkida, et sihukest igavat kinnisvara analüüsi juttu kogu aeg rääkida ei vitsi, et pigem räägime siis, mis me Maakleritele teeme. Aga enne kõige, kui me sellest rääkima hakkame, täna on kaks sihukest mõtet, mida me teile edastame. Üks asi on see, et Martti nägi siin just mingit huvitavat pakkumist ühe isikliku kasutusõigusega, et siis üldse räägime, miks tasub mõnikord osta või kas tasub osta kinnisvara hüpoteegiga, mis jääb alles, või siis kohtutäiturilt, kus on igasugused võib-olla kitsendused, kormatised, võib-olla on seal hoopis mingi isiklik kasutusõigus ja nii edasi, et siis natuke arutleme seda mõtet oma vaatevinklist ja millega meie oleme kokku puutud. Ja teine idee oli siis, mis oli teine idee? Et miks tasub kõike protokollida, kui te kinnisvara müüte ja panna kõik endale kirja ja salvestada see järgmiseks 7 aastaks, 5, 3, 2, vaat pole. Kas see meili mingiks peal ajaks nagu kirjavahetus nagu jah, isegi meil ei ole võib-olla kõige parem, kuna meiliboksi vahepeal me lihtsalt hooga kustutame aastast aastasse, on ju. No. Siis lihtsalt kui on liiga kaua aeg, tõenäoliselt on alles, ka mul oli tegelikult alles, aga jah, see sellest kõigest, aga siis loopargi.ee on meil seal ilmselt järgmine nädal tulemas uus kliendipäev, kes tahab ja pole koha peal käinud, siis tulge vaatama, kindlasti reklaamime välja ka. Kolmapäeval siis tõenäoliselt. Kolmapäeval toimub, kellaaeg siis ilmselt saab veel paika seal, äkki on 5-6. 5-6 ma arvan. Ette registreerimisega. Maja ees saab registreerida. Maja ees saab registreerida. Tegelikult mis meil seal alles on suured ühesed, mida saab ilusti kahese funktsiooniga kasutada, siis on tegelikult üks kahene kindlasti, mis ongi kahene, siis on üks suur kahene, 55 ruutu, mis on tegelikult hästi suur, hästi avar ja hästi äge korter. Ma ütleks, et teisena kõige ägedam korter, mis seal on. Ruumikas. Suure magamistoaga 14 ruutu. Oma parkimine on hinna sees. Panipaikasid ei ole. Ja panipaikasid pole jah, selleks, et selle majal polki. Et see on rekitud kortermaja. Nii, ja siis teine asi on mul Pikal tänaval Tapa linnas. Kogu aeg läheb meelest ära, mis linnas. Tapa linnas on arendusprojekt, et kui kõik Äripäev räägib sellest, et kõik väikearendajad lähevad väikestesse linnadesse ja saavad sealt häid kasumid, siis äkki Tapa võiks ka see koht olla, aga seda peab igaüks ise arvutama. Mina oma tuulelipu peal ütlen, et tegelikult seda võiks raha teenida ja et hind võib muutuda. Aga keegi, kes julgeks seal teha, siis tegelikult ma usun, et seal ostjad oleks, kuna see maht ei ole esiteks suur, see on väike, 12 ühikuga kortermaja. Ja veel tore on see, et see ehitusluba võeti siis, kui maa alla laienema ei pea, pommivarjendid ehitama ei pea. Seega see ehitamine ei ole nii kulukas võib-olla kui tulevastel uutel projektidel, mis tehakse kuskil mujal. Okei, see selleks. Lähme siis teemade juurde, et äkki Martti tahab siin kohe selle oma mõtte korra välja käia ja siis ma arvan, et me räägiks nagu vähe laiemalt, mis ideid tekib sellega. Ma siin kliendile otsisin kortereid ja siis jäi lihtsalt silma üks pakkumine Mustamäel 3-toaline ja ma tea, kas hind on nagu oluline, aga 95 000 oli remonti vajav korter. Asukoht nagu hea, aga seal on siis see, et jääb peale ostu isiklik kasutusõigus nagu ühele vanaärale, kes siis seal korteris elaks kuni siis jah, see kasutusõigus nagu läbi saab. Seda on nagu varemgi tehtud, aga need kasutusõigus on tavaliselt seatud nagu vanematega seoses või kuidagi nii, et kui noored on andnud oma või noortele antud tagatiseks näiteks korter või mingid sellised asju, aga nüüd on nagu mõte olnud seal see korter ära müüa, aga et inimene jääks ise sinna endiselt elama ja kasutama, et see ei ole võib-olla tavapärane, et see on üsna harva. Aga neid korterid on veel olnud, et hinnad on nagu kust maalt siis õiglane hind lihtsalt on ostja jaoks nagu, et kui on nagu vaba raha ja või tahe niimoodi investeerida, et võib-olla tasub see ära nagu mõne inimese jaoks nagu. Nojah, siin oli see hinna küsimus, et kui see on 95 000 ja me teame, et turuhind on täna siuke so korteri remonti vajaval 105-110 000 heal juhul on ju. See olenebki kõik nagu majast, aadressist, ma ei tea täpselt seda, aga kui sa ütleb Mustamäel vana paneelikas, siis
ega Mustamäel ükski piirkond nii palju halvem teisest ei ole, et seal ei ole sellist kuidas siis öelda, väikese aleviku fenomeni, et üks maja on hinnatud ja teine maja ei ole, selleks et me teame, et ühes majas elab nagu lausjoodikud ainult, on ju, et Mustamäel on ühtlaselt jagunenud võib-olla. Oska selle peale kohe nagu midagi kaasa rääkida. Ei, lihtsalt see on see, kuidas mu mõte jooksma hakkab. Tervikuna, ta on ikka suur ja... Samas on ta väike, aga ikkagi linna poolt on võib-olla eelistatum. No absoluutselt, aga me näeme ju, et ka Vilde lõpus, mis on Mustamäe tagaots, nagu tehakse rekordtehinguid, siis lõppkokkuvõttes, kui sul on ilus kinnisvara nii-öelda vanas panelkas korda tehtud majas, uus korter, siis maksab ühe palju põhimõtteliselt. No inimestel on ikkagi ka seal selleks, et ega pakkumisi liiga palju pole. Kas siis ülikoolist tulenevalt või tahavad seda, ma ei tea, sütiste metsalähedust või tahavad just, et linna pool oleks, et vähem trolliga sõita, on ju. Et erinevaid neid asjaolusid. Aga jaa, mis asi see isiklik kasutusõigus on, et ühesõnaga see on lihtsalt üks nagu servituudi liik tegelikult, mis määratakse. Aga miks see nagu tehakse ongi tegelikult, see peakski justkui kaitsma isikut, kes siis selle isikliku kasutusõiguse saab, et tal on seal põhimõtteliselt õigus elada, aga sellega kaasneb ka igasuguseid nagu olulisi nüansse, mida võiks nagu igas erinevas olukorras nagu meeles pidada, et tegelikult tuleb kokku leppida, kes kommunaale peaks maksma, kumb seda siis tegelikult, kas seda teeb omanik või isikliku kasutusõigusega isik, kas see, kes seda kasutab, et ei jääks need asjad nagu lahtiseks, et kui te näiteks tahate mingit sukest vara osta, laiendame võib-olla seda isiklik kasutusõigus on üks asi, aga mida me tihti näeme, mida inimesed, siin investorid küsivad ka nõu, on see, et kuule, kui see hüpoteek sinna peale jääb, mis see mulle tähendab. Et siis ongi need nõuded nii-öelda, et tuleb endale esiteks selgeks teha, tihtipeale on kohtutäiturid need ilusti välja toonud, mis need nagu nõudejäägid on. Aga mõnikord on lihtsalt see, et hüpoteegid jäävad püsima ja kohtutäitur on umbes kirjutanud, et see nõue tuleb nagu, ma ei tea, ise välja uurida või saab koha peal teada. Et, ja kui te tahate pangalaenu kosta, siis see on nagu erinev asi, et te peate kindlasti pangas laenu taotledes nagu seda ütlema, et te lähete ostma vara, kus on nagu sellised mured, et see on kohtutäituri oma ja nii edasi. Et kohtutäituriga on võib-olla see risk ka nagu, et sa ei saa sinna võib-olla üldse ligi, nagu sa ei saa üldse vaadata seda. Jah, mõnikord on see, et sa ei saa seda kinnisvara enne näha, kui sa oled selle ära ostnud. Ja kohtutäituriga. Ja kas sa üldse nagu pärastki näha saad, sellepärast, et seal elavad mingid inimesed sees. Jah, see mure, et kohtutäituril ei ole kohustus sulle seda valdust üle anda nagu. See on kirjas seal tavaliselt. Jah, tema müüb lihtsalt sulle ära selle tehingu põhimõtteliselt. Aga valdust ta sulle üle ei anna, ei pea andma. Kui see kirjas on nii? No jah, aga alati saab nagu uurida ka, kui suur see risk on, et valdust kätte ei saa, et kui on seal mingid inimesed elavad ja tuleb välja, et nad sealt plaanigi välja kolida, siis tuleb minna kohtusse, hakata nende väljakolimist nagu väljatõstmist nõudma hakata nagu. Et need case'id on erinevad ja seda tulebki nagu meeles pidada, et mida me siin turu peal siis näeme. Need võivad olla kõige väiksem mure selles. Absoluutselt, kui seal on inimfaktor sees, siis see on tihtipeale võib-olla kõige suurem mure, võib saada mureks. Ja veel üllatus on mõnel juhul inimeste jaoks ka see, kes tahavad osta sellist vara, et kohtutäituri kaudu, et vaatavad, et ilusti renoveeritud korterit, hind on hea, saan hästi. Ja ma olen kuulnud, kus ikkagi kõik, mis saab ära kruvida, kruvitakse nagu välja ära nagu korterist. Pistikud, lülitud, lambid. No põhimõtteliselt parkett ja mööbel ja kõik võetakse kaasa nagu, et tegelikult on õigus sellel, kes oli ennem omanik, kõik nagu kaasa võtta. Kohtutäitur lihtsalt müüb sulle selle kinnisvara. Ta ei ütle, mis seisukorras see on või see on kirjeldatud. Ta ei taga nagu seda asjade nimekirja ega midagi sellist nagu. No ta ei saagi tagada sellepärast, et aga see headel kohtutäituritel, ma olen ise ka neid korduvalt lugenud, siis on see tihtipeale kenasti kirjas, aga mis mind hämmastab nagu on turu peal see, et inimesed näevad, et midagi on odava hinnaga müügis ja ma praegu näen, et sul on see kaamera täitsa viltu ja siis odava hinnaga müügis ja siis arvavad, et see ongi kuidagi suur võit neile, et tegelikult tuleks nagu keegi vaatab 5 kraadi pärast. Vaadatakse püsti ja asendus seda, siis on kõik hästi, siis on kõik sissi. Ja tegelikult ongi, ühesõnaga, et olge hoolsad, lugege alati läbi, kui te hakkate mingi kohtutäituri jama ostma, siis see iga kord ei pruugigi jama olla, see mõnikord on väga hea. Siis tihti ma ütlen ka seda tegelikult, olles ise neid palju vaadanud ja sirvinud, et tihtipeale need hinnad, mis seal on enampakkumisel nii-öelda välja käidud, see alghind, see ei ole tegelikult kuidagi moodi soodne, et kui sa turu peal viitsiks ise vaeva näha, natuke võib-olla pakkumisi teha lihtsalt turu peal olevatele tavaarlistele pakkumistele, siis sa võid saada täpselt samusugused või isegi paremaid diile.
sellised kohtutäituri juures on ikkagist asi reguleeritud, sa ei saa seal nagu mingeid läbirääkimisi pidada, on ju, sa pakud oma hinna ja loodad, et keegi rohkem ei pakuks ja ongi kõik, on ju. või kui keegi ei paku, kukub läbi, Või siis võib mingi läbi aja pärast kukkuda, tehakse uue hinnaga uus müük. Aga selle hinna määrab nagu ikkagi see müüja ja kohtutäitur koos nagu. Jah, ja teiseks ma tahan öelda, et tihtipeale ma näen ka seda, et kohtutäituri hind on tegelikult turuhinnast juba üle turuhinna, ehk siis see müüakse kallimalt tegelikult, kui nagu asi väärt on ja ma ei teagi, kuidas see loogika neil nagu on, et nad ilmselt ongi spetsialisti abi ei kasuta, vaid nad natuke arvestavad mingi omaniku soovidega ja laenukoormusega aga lõppkokkuvõttes tihtipeale ongi see, et ma näen, et need hinnad ongi juba liiga kõrged ja see loogiline, miks need läbi kukuvad, sest investorid ei taha neid osta ja tavakodanik, kes ei ole investor ja kinnisvaraga kokku ei puutu, lihtsalt ei julge sealt osta tihtipeale, sest et ei mõista nagu, mida ta ostab tegelikult. Ta arvab, et see on hästi suur risk ja hästi nagu jama. Investor tahaks osta, aga mitte nende hindadega. Jah, et investor tahab alati saada 20% veel alla, mis just pakuti. Isegi kui see on odav. Aga noh, alati saab võib-olla ka omad pakkumised kohtutäiturile edastada ja öelda, et selle hinnaga ma olen huvitatud ostma, aga sellega ei ole nagu. Ja mis seal salata, ega täna on ju kohtutäiturite, enamus oksjonid on ka netiteel, on ju, et siis sukest nagu ukse taga ostmist ära ei saa teha, on ju, et vanasti olen siit ja sealt kuulnud ikkagi saunajutud räägivad, et ise pole sellistel käinud kunagi, et ikka vanasti tehti igast pulli, et ukse taga võeti mõned tuhanded lihtsalt sulas kaasa ja maksti kõikidele 5 sotti ja et sa võid koju minna, et mina lähen üksinda siia enampakkumisele ja ostan selle hinnaga ära ja arvestati see nagu just kui ostuhinna sisse endale, et kuludeks. Et nali naljaks, aga praktikas on ka selliseid olukordi, meie oleme kuulnud, et on tehtud ja vanasti, kui ei olnud elektroonilist enampakkumist, et siis käidi ainult laua taga ja oldi ühes ruumis ja tõsteti, ma ei tea, nagu hobuse selles, tõsteti kaarti, et 500. Aga on neid pimesi ju ka, et lihtsalt ümbrik ja igaüks paneb oma pakkumist sisse ja see, kes võidab, see võidab. Ei, nagu enampakkumisest rääkida, siis ka meie oleme, iga maakler teeb seda võib-olla natuke oma nüanssidega, aga kui mina näiteks enampakkumist teen, ma olen korra kunagi sellest algusest rääkinud, aga siis me teeme ka nii, et kui me ikkagist oleme mingi ägeda korteri saanud, kus on nagu suur nõudlus ja samas hind on juba üpris hea, aga tekib, ma ei tea, 3, 4, 5 huvilist ühe korraga, kõik tahavad just kosta, siis me oleme ka teinud sellise väga konkreetse enampakkumise, et näiteks täna on neljapäev, esmaspäevaks peab olema meili teel mingi number, see eeldab seda, et kui te võidate, siis ühekordne pakkumine ei ole nii, et anname uuesti teada ja siis pakkuge uuesti ühekordne pakkumine, kes pakub nii-öelda kõige parema summa, siis ja on valmis kohe broneeringut tegema, siis see saab selle endale ja kõigile nagu on teada see protseduur, kuidas see käib, et ei ole sellist nagu kauplemist, et nüüd see pakk ja siis mõnikord me paneme ka selle, et see piirmäär, et mis summadest, et 100 eurot ülepakkumine pole nagu mingi ülepakkumine, et 1000 või 500 oleneb summa või sellest vara väärtusest ka natukene. Et neid protsesse saab hästi lihtsalt tegelikult turu peal teha, aga olen kuulnud siit ja sealt ikkagist inimestelt, et tehaksegi nagu väga selliselt segaselt ja lõpuks ei saa keegi aru, et kes siis nagu lõpuks pakkus ja mõned jäävad kahtlema, kas üldse pakkujaid oli, et äkki mind peteti lõpuks on ju, et ja siis vahest pakutakse altkäemaksu ka. Jah, vahest pakutakse altkäemaksu ja teine olukord on hea uudis on see, et mõnikord pakutakse ka nii, et keegi ei paku ja kui sa pakuks kas või müügihinna, mis on juba väljas, siis sa juba saaks endale. Et meil on olnud olukordi, et nüüd on olukord, et kõik tahate osta, okei, tehke pakkumine ja keegi ei teegi pakkumist. Ja siis helistad üle, küsid, et mis nüüd juhtus on ju, et te tahtsite just osta, ei, me ei tahagi üle maksta, aga keegi ei paknudki midagi, et kas ta ostuhinnaga ostaks, ja siis hakkab kõik otsast siis valid ikka lõpuks ise välja, aga tegelikult seda on vähe ette tulnud, aga mul on ühe korra olnud nii, et oli 3 pakkujat, veits raskem objekt, just kui kõik tahtsid, ütlesime selge, et meil on tõesti 3 pakkujat ja tegelikult keegi teidki pakkumist ja siis lõpuks helistasin ise läbi ja saime siis sama hinnaga müüdud, mis pakkumises oli. Totter olukord, aga nii läks. Et lõppkokkuvõttes neid nüansse on palju. Aga hüpoteek pole halb asi, kordan veel, isiklik kasutusõigus ei ole halb asi. Kusjuures mul selle isikliku kasutusõigusega on tore asi, ma tahtsin ka kunagi osta Nõmmel ühes korterimajas, siuke puumaja, ühe väikse korteri ja lihtsalt mis oli kurb oli see, et me käisime seal koha peal, mulle kõik meeldis, just kui olime notari asju kokku leppimas ja siuke
õhina põhinal ma ei vaadanud ise kinnistusraamatut, ma usaldasin nagu maaklerit, olles ostja rollis siis, ja paar päeva enne notarit ütles, et üks väike asi jäi mainimata, et seal on isiklik kasutusõigus ka seatud. Et see naine on küll elus ja hooldekodus, et ta ilmselt ei tule kunagi tagasi, olid nagu sõnad meile, aga see on hästi oluline info, mida müües peaks kohe rääkima nagu. Et ja siis me loobusime seks, et noh, mina ei olnud sellega nõus, seks, et see tädi võib iga hommik ärgata hoolduskodust, et ma nüüd tulen koju. Isikliku kasutusõiguse saab siis lõpetada põhimõtteliselt see, et see sama isik tuleb ise kinnitab, et ta enam ei taha seda isiklikku kasutusõigust või siis on lahkunud. On lahkunud meie hulgast. Surmatunnistus ja sellega saab ka nagu siis lõpetada. Jah. Et nii on. Olukordi nagu palju ei ole, et ei ole, jah. See on väga harva asi. Aga meie küsimus, miks me seda üldse arutasime, oli tegelikult see, et kas see hind õigustas hinnaga teie paneksid kui oleks selline võimalus, et osta kinnisvara ära, et kas te tahaks 50% alla saada, et see nagu kuidagi me räägime siin võib-olla siis küsimus on alati tegelikult ajas ka, et siin on nagu see, et härra oli 97 aastane on ju, et keegi ei tea kaua tal seda särakünnalt on veel on ju, aga võib-olla on 10 aastat, võib-olla elab maailma kõige kauemaks, siis on mingi 120 aastat, ma ei tea. Et aga kui on nagu noorem inimene ja ma ei tea, ta võib seal 50 aastat elada, siis see tasuvuse suhe, investor vaatab alati ju Excelit on ju. Mul just tegelikult tuli meelde, et üks ja teine klient välismaal ostis niimoodi mingi kinnisvara endale, et proua müüs oma vara ära, et ära maksta kõik oma isiklikud võlad on ju, aga seal oli siis üks suurem maja, väiksem maja, siis proua jäi ise sinna väiksemasse majja elama. Ja siis nemad, uued ostjad, siis läksid suuremasse majja elama. Mina neid vanuseid asju ei tea, aga ka nii on, ka välismaal tehakse seda niimoodi. Ja, või mingi Hispaaniasse ja koligi sisse kuskile majja, kus kedagi ei ole ja püüdke seal paar päeva olla, siis see on juba see, et teid ei saa välja visata, et see on see huvitav asi, et õnneks Eestis ei ole. Eestis ei ole õnneks seda, et siis sa oled ikkagi kriminaal ja varas. Okei, lähme järgmise teema juurde. Kui tuleb mingid mõtted või küsimusi teil, siis küsige laivis või siis pärast kuulake ja helistage ja küsige järgi. Aga miks tasub kõike siis protokollida, eriti kinnisvara müües? Mul lihtsalt siin värske olukord, võib-olla kirjeldan, 3 aastat tagasi leidsime ühe ostja ühele majale ja siis circa 2 aastat tagasi sai see maja müüdud. See oli aastavahetus lihtsalt, et 2023 hakkasin suhtlema, 2024 aastal 3 aastat tagasi hakkasid müüma, aasta pärast teist ostja. Jah, niimoodi oli jah. Ja siis oligi lõpuks, et 2024 siis mingitel aegadel me tegime tehingu. Tegelikult see mure, mis sealt tuli, oli nagu alguses telefoni teel mulle nagu kohe ostja helistas, ütles, et tal on mingi mure kanalisatsiooniga. Ja tegelikult see ei olnud mure nagu, et midagi katki on, vaid lihtsalt ta tellis mingisuguse ekspertiisi sinna, mis väitis, et seal võib tekkida tulevikus mingi mure, millega peaks tegelema. Ja tema peas siis on see tõlgendus selliselt, et sellega peaks juba täna tegelema, kuigi tegelikult täna nagu muret ei ole, et kõik töötab ja kõik on paigas. Aga ekspertiis oli niimoodi väitud, et et seda peaks mõtlema. Ta isegi ei kasuta neid torusid. Tegelikult täna ei kasuta isegi neid torustikku. Aga see selleks, point siis selles, miks ma ütlen, et kõike tuleks protokollida, on see, et tegelikult 2 aastat on piisavalt pikk aeg, eriti kui sa teed igapäevaselt mingisuguseid kinnisvaratehinguid. Et kui sulle ootamatult tuleb, nagu mulle tuli eile telefonikõne ostjalt, et asi on tegelikult viimased 2 aastat kohtus olnud. Ja mina sellest midagi teadnud selleks, et müüa mind eraldi pole sellest teavitanud, et nad kohtusse jõudsid. Vaid ma eeldasin, et mulle keegi helistas, siis tegelikult asi lahenes ära ja ma tegelikult helistasin omanikule ka, aga omanik töötab sükse koha pealt ja siis alati vastata, siis ma mõtlesin, et kui ta vastu ei võta, siis muret pole ja tagasi helistan. Ja siis ma täna helistasin ja küsisin müüjalt ka nagu olukorrast kirjeldust ja siis saingi teada, et nad 2 aastat vaielnud siis selle üle, et kes kellele nagu peaks raha maksma. Tegelikult täna ma näen ise ka maaklerina, et kõik see info, mis on edastatud, on nagu õiglane olnud. Müüjal ei ole nagu midagi karta, aga ostjal on alati õigus kohtusse minna ja seal kohtus nad tänaseks on. Ja siis küsiti nüüd minult siis kui maaklerilt, kes seda müüs, seda infot, mida me siis nagu justkui edastasime müüjaga, et kas see vastab tõele ja kuidas see täpselt oli. Ja siis ma panin nii palju, kui meelde tuli, aga tore oli siis see, et mul on alati maaklerina siis sellised protokollid enda jaoks tehtud,
kus ma kirjutan üles esiteks, mida me nagu, notari memo on üks asi, kus me alati selle info kirja paneme, need ma säilitan, ehk siis mida me andsime notari lepingusse infona edasi, mida me päriselt nagu presenteerisime, mis oli oluline ja mis läks kirjalikult kirja. Kõik see suusõnaline, see mul natuke tuli meelde, panin veel meili. Kindlasti minu jaoks oli oluline, et ma ei sogaks vett, siis ma saatsin selle korra müüjale ja ütlesin, et kuule, et vaata üle, kas ma mäletan õigesti, ja ta kinnitas, et jah, see täpselt nii oligi, mitte midagi muutnud ja saatsin nagu selle kirja uuesti ostjale. Et kas ma mäletasin õigesti ühesõnaga, sellepärast, et tõesti, meil tundub iga kord võib-olla see, et kui me mingi kinnisvaratehinguid teeme, mul siin naljakas on, aga kogu aeg inimesed küsivad, et kuule, et ma müüks selle kinnisvara nii maha ja selle müüks nii ja või tihtipeale küsitakse selle tulumaksuga, et ma teen seal selle skeemi, aga lõpuks ongi see, et kui te neid skeeme või mingid selliseid mõttetuid infokilde igale poole viskate, siis tegelikult kui 3 aasta pärast teilt keegi küsib, siis te tegelikult ei mäleta, et see ongi nagu oluline koht, et siin tuleb nagu mõelda protokollimise peale alati ja et see info oleks nagu tõene ka siis ja pädev. Ja meil oli see notari lepingus tegelikult ilusti kirjas, ma panin tegelikult ostjale vastuse notari lepingust, et näete, olime selle teile välja toonud, rohkem ma eriti midagi täpselt ei tea, aga ainult see info, et jah, seal oli torustik olemas, see seisukorda, seda me ei kirjeldanud ja seda me ei pidanudki kirjeldama, me lihtsalt ütlesime teile, et torustik on olemas, see, et kas ta on nüüd, kas on projektid olemas, seda me kordagi ei väitnud ka ja seda ei olegi seal ja tegelikult ta peab selle kõik ise tegema, kui ta tahab selle kasutusele võtta, et seal on see case, mille üle nagu põhimõtteliselt ma saan aru vaieldakse. Aga kuna ma selle protsessiga nagu kaasas pole olnud 2 aastat, siis nii on, et seal on kõige ägedam olukord veel tegelikult see, et selle maja ehitaja, see väikearendaja, kes selle kunagi sellele omanikule müüs, kellelt meie müüsime ära, siis see oli ka kohtus olnud ja rääkis, et nagu näe, nii ongi ja nii tehti ja ostja tegelikult kõike seda teab ja kõik on nagu fine, aga lihtsalt ta tahabki nagu tegeleda probleemidega, midagi tegelikult pole ja ta tahab selle eest raha nagu nõuda, et see on nagu naljakas olukord, aga see näitabki seda, et turul sa ei tea mitte kunagi tegelikult müües, mille arvelt ostja nagu lõpuks hakkab justkui mingit saagi käima tõmbama. Temal kaasnevad nüüd mingid kulud, siis ta leiab, et need kulud saaks nagu müüjalt küsida. Ei tea jah, et ja nagu sina just rääkisid, et tuli kuskilt kunagi mingisugune nõue kellegilt meili teel justkui on ju, et mis võib-olla see signaal siit on tagasi, see kui te kinnisvara müüte ja keegi kirjutab teile, ma ei tea, nädala või 2 pärast või samal päeval või 3-5 kuu pärast mingi kirja ja nõuab teilt raha, siis jumala eest ärge olge nagu selline, kes kohe ütleb, et jah, nõus või et leiame kokkuleppe või midagi, et ei pea sellega üldse nõus olema, seks, et kõigepealt tuleks nagu võib-olla mõne targemaga arutada läbi, kas see on põhjendatud ja siis otsustada, kas vastata nagu selliselt, et jah, saame kokku, leiame mingi lahenduse või see, et tere, et tegelikult pole teil mingit õigust ja alust, sellepärast et meil olid juba need ja need asjad kirjeldatud nagu mingi vanem korter, kus oligi mingid ja tegelikult on probleem lahendatud ja ostja saab aru, et sinuga ei ole võimalik mingit mõttetult sinult ei ole kergelt raha võimalik kätte saada ja tegelikult loobub kohe ja tegelikult ta ei hakkagi sealt rohkem ta hakkaski jah, müüjalt nõudma nagu mingisuguseid rahasid nagu tagasi ja või kompensatsiooni ka veel lisaks vist ja siis meil advokaat kirjutas talle mingi alusetu rikastumise paragrahvi kirja punktide alusel ja veel mingite põhjenduste alusel ja siis ostja leidis, et ikkagi need asjad ei ole põhjendatud, sai aru, et ta võib-olla pingutab üle. Et täna, mida me tegelikult turul kõige rohkem näeme ikkagi natuke oli ka mõnes mõttes sellest ostjalt nagu võib-olla oodata seda, et oligi niisugune keeruline objekt ja ta oli varasema sellise investori kogemusega. Nojah, et siis lootiski, et saab paar tuhat eurot oligi vist ostnud neid asju ja probleemseid ja tõenäoliselt tegutseski võib-olla sellise käekirjaga nagu. Nojah, kui ta tegutseb, siis seda on ju näha, et ta käib järjepidevalt kohtus ja võtab, et see on kindlasti seda kohtu ma ei oska öelda, aga igatahes temapoolne see suhtumine oli nagu juba selline, et sealt võib nagu tulla mingeid küsimusi hiljem ka nagu ja tuligi nagu aga see on alati see nõuanne, et kui teile tundub sisetunne ütleb, et peale tehingut läheb selle kliendiga jamaks, siis minu soovitus on, et ärge müüge
müüge ikkagist inimestele, kes mõistavad nagu. oli selline keeruline objekt, et arusaadav jah, on nagu huvilisi. et iga kord parimat lahendust pole, siis tuleb parimast parim teha või halvimast halvim teha, halvimast parim. Et aga see näitabki seda, et tegelikult tuleb võimalikult palju protokollida, notarilepingus panna kõik selline kirja, siis me Martiga omavahel viskasime siin just enne podcast'i nalja, et kas just nalja, aga minu küsimus oli, et ma täna tõesti tea, me pole jõudnud uurida, et kas on võimalik digikonteinerisse kaasa panna ka helisalvestised, kui selleks on kokku lepitud juba varasemalt. Minu mõte lihtsalt oli selline, ma ei tea, kas seda tehakse või kas on kuskil tehtud, aga telefonivestlused, koha peal mingi lindistus. ei, just, et see koha peal, et tulevikus näiteks, et täna on pildid täiesti normaalne, kui panna näiteks, teil on ehitusest pilte, te võite panna lisana neid kaasa, te võite kirjeldusi panna iga pildi alla, et miks see pilt on, mis see näitab, projektid, plaanid niikuinii on ja antakse täna kaasa, aga miks mitte panna koha peal näiteks kohtumine, kui inimesed käivad mõnikord, ostavad mingit maja. Esimene kord on ikka see, et tullakse, vaadatakse visuaalselt, kõik meeldib, kõik sobib ja tihti majade puhul tahetakse ka teist korra tulla vaatama, et võib-olla kaasatakse mingi ehitusspetsialist justkui, kes ei pruugi üldse ehitusspetsialist olla, aga tema presenteerib seda meile kui ehitussõber või kes iganes. Seda peaks alati selle peaks ka notarilepingus ära märkima, siis teiseks on see, et ja just seda sõnade väänamist on tihtipeale pärast tehinguid nagu, et keegi sai kelleski nagu valesti aru, et siis on mul tekkis just idee, et tere, et täna salvestame selle koos oleme siin sellepärast, et tulevikus me saaks nagu lähtuda sellest, et me üksteisest mööda ei rääkinud, et me esitlesime seda ja paned selle MP4 failina, et ma ei tea, ma uurin selle kindlasti järgmiseks nädalaks ära ja siis MP4 on kindel või? MP3? No mis iganes see faili formaat on heliformaadi nagu lihtsalt notarilepingu lisaks kaasa panna, et ma ei tea, kas seda saab täna teha või tehakse YouTube'i video, miks mitte see peab lihtsalt säilima kuskil YouTube'is et viide YouTube'i lingile rääkimised, ülevaade et lihtsalt nali naljaks, aga tegelikult kogu aeg me näeme maaklerina seda, et tehingud lähevad aina tõsisemaks selle koha pealt, et aina rohkem läheb detailsemaks, aina rohkem inimesed lähevad selles mõttes common sense kaob ära, kõikide asjade üle tahetakse vaielda ja kohe kui kirjas ole hakatakse nõudma ja tegelikult nagu see on nagu veits totter olukord, et inimesed turu peal, kes müüvad, kardavad müüa täna. Mulle hästi tihti inimesed ütlevad, et ma kardan müüa kodu sellepärast, et ma nägin uudiseid just ja seal on siuke jama. Ja ostjad justkui on viidud olukorda jah, et tee ainult see ja saad kohe pappi, tegelikult nii ei käi nagu. Ütle, et sa hakkad rääkima varjatud puudustest ja siis juba pappi lendab tagasi. Jah, et naljakas. Et see hirm on turu peal suureks läinud. Kui on kaugtõestusega notaritehing, kas seda nagu salvestatakse või? Ei salvestata vist. Hea küsimus, kas notarid salvestavad selle, ma ei usu selleks, et see jutuks on nagu, et salvestatakse. Samas kuskil notari serveritesse toimub, et ma ei tea, kas seal on mingi automaatsalvestus, ma ei usu. Et samas ju võiks võtta, et kõik, mida notaris täna suuliselt ka räägiti, tegelikult notaris pannakse see alati kirja, et seal ei jäeta võimalust, aga et kõik, mida siin täna suuliselt räägiti, siis see video ongi nagu selle jaoks, aga see ei ole nii autentne enam, vaata. Lihtsalt notar pärast ütleb, et jah, nii oli ja kinnita, on see üks tõend. See on jälle üks huvitav küsimus, ma ei usu, et seda salvestatakse. Sellest oleks märge, et see video salvestatakse ja jäetakse sinna kuskile keskkonda, et siis see peaks olema osapooltele teada kindlasti. Jah, seda ei ole mainitud küll. Jah. Ühesõnaga, siuksed huvitavad teemad, nii et ma ei tea, mina ütleks selle peale kokkuvõtvalt, et neid igasuguseid varjatud puuduste ja igasuguste puudustega kinnisvara võib alati osta, kui sa tead, mida sa ostad ja kuidas sa neid probleeme lahendad, kui neid probleeme on vaja lahendada, mis siis sealt seoses hüpoteegi või isikliku kasutuse sisuga tekkida võib. Et tihti lihtsalt ma tean, et inimesed lihtsalt ei hooma üldse, mis nende erinevus on üldse, mis asjad ongi kitsendused, koormatused üleüldiselt ja mis need tähendavad ja nii edasi. Et tihti on ka mingid servituudide puudumatus või olematus, et sellest sisust ei saada tihti aru. Ja teine asi ongi siis see sama ja usutakse liiga palju võib-olla seda, mida näiteks müüja ütleb, aga tegelikult ei ole nii, kas ligipääsu teed on asjad. Ja protokollimist võtke tõsiselt, et see, kui te teete ise tehinguid, siis, või teie maakler teeb teiega tehingut ja kui te seal notari lepingus ei pane mitte midagi kirja, siis minu küsimus on, miks see maakler teil on.
et täna tuleb panna võimalikult palju kirja. hästi võib-olla. noh, kui ostjana siis jah, aga kui te olete müüja rollis täna Müüja ikkagi, rollis, siis jah. tuleb panna kas või siuksed naljakad asjad, et tapeet on lahti selle toa nurgast ja viimistlus on kulunud ja seinad on määrdunud ja sellepärast, et muidu lihtsalt jälle hüpoteetiline näide, aga põhimõtteliselt müüd korteri ära, pildid olid tuunitud ilusaks, piltide pealt pole üldse näha, et korter oleks määrdunud, ma ei tea, ja siis tuleb mingi paha ostja, kes ütleb, et aga ma pidin kõik seinad üle värvima, sellepärast et tegelikult korter oli palju tugevamalt määrdunud, kui mulle presenteeriti ja pärast lähedki vaidled selle üle. jah, ja pärast lähed vaidled sellise lihtsa asja pärast ja lõpuks ongi nagu nõme ja ostja võib teha, mis ta tahab, ta võibki nagu vaielda sinuga kohtus ja siis sina pead siis ennast nagu kaitsma. et siuksed ilmselged asjad mõnikord jäetakse notarisse kirja panemata, mis on nagu loogiline ja sellest tekib ka probleem. Usaldatakse ostjat. Just varasemate kohtumiste jutu põhjal lihtsalt nagu jah. Et ja võib-olla kõige olulisem asi, mida võib-olla ka unustatakse ära, et siuksed nähtamatud, aga näiteks kõik vanad majad, mis on seotud sellega, et kui te müüte ja te teate, et ühistu on mingeid otsuseid vastu võtnud, siis see tuleks nagu ka ära kirja panna lepingusse, et ühistu on juba otsustanud midagi, aga see pole võib-olla rakendunud veel, et raha kasvab või ruutmeetri hind kasvab seal remondifondis. No, et see on ka varjatud puudus. No, võib-olla lihtsalt ja see, et teie ühistu koosolekutel ei käi ja ei tea seda, pole nagu vabastav sellest, et vabandatav, mis iganes. Et lihtsalt point on selles, et kui ühistu on midagi otsustanud, siis enamus häältega siis sina oled üks korteriomanikest ja sina oled selle otsusega nagu siis erapooletuna kas või asja kaela saanud. Eile ma otsisin jälle ühte korterit ja vaatasin, et suurelt oli kirjutatud pealkirja maakleri poolt, et KredExi käendusega või KredExi toetusega tehakse maja korda, on ju. Aga siis seal ei olnud nagu välja toodud, ma rääkisin teise maakleriga ka, kes seda müüs, on ju. Ja siis ta mulle ütles, et jah, et maja tehakse korda küll, et 10-11 korterit on seal ja ühistu võtab laenu ja remondimakse tuleb 4,9 eurot ruutmeeter. Korralik. Mõtlesin, et nagu jah, et kas keegi tõesti tahaks seda osta või kas keegi tõesti tahab seda nagu hiljem üürile võtta, et see saab väga nagu probleemne olema, et saab küll justkui korda, aga sul kahetoaline korter oligi 185 eurot näiteks remondifond pluss muud asjad juurde, asjad, elekter, vesi, no mina jõudsin nagu mingi 350 eurot nagu numbrini nagu talvel. Kahetoaline korter nagu ei, see ongi raske ja tegelikult meil on ma imestasin nagu seda, et kuidas see nii kõrge remondifond tuli või see laenu kuu ruutmeetri makse, sest laenu võeti 30 aasta peale. Aga see võib sellest tulla, vaata, et sa ei tea ju kogu väike maja esiteks ja ruutmeetrid on vähe, siis see lihtsalt muidu ei kata ära lihtsalt, selleks, et laenukordaja peab olema ühistul samamoodi, 1,3 on see. Ja ma siis mõtlen, et siin on nagu teisi mingid laenused veel, ma olen kuulnud, võetakse KredExiga, on ju. Ja siis oli 1,4 miljonit, millest pool saadi nagu laenu toetusena KredExilt. No see on vaata nii case by case, see on kortermaja suuruses, palju ühikuid seal on, palju seal müüdavaid või nagu elupinda on ruutmeetrite mõttes, kes seda tegelikult maksavad. Niivõrd suured erinevused majadele. Mõnes majas tuleb odav, mõnes tuleb kallim. Kõik on samad tööd, on ju. Või siis mõnes majas on siuke ühistu esimees, kes äkki pool võtab endale. Ma tegin nalja praegu. Aga eile ma nägin mingit uudist just, et mingi ühistu esimees mängis kasiinos 18 tonni ainult 18 tonni ühistu raha maha. Aga rohkem sisu ei lugenud, aga rohkem ei jõudnud mängida. Et eks väikeste majade mure on see tegelikult, et esiteks on sinna väga raske leida üldse ühistu esimeest, kes viitsib asju ajada, kes tahab seda vabatahtlikult teha, et tihti ju raha ei maksta selle eest, on ju. Ja ka suurtes ühistustes, et see on siuke vabatahtlikuks olemine, et tere, et ma tahan iga päev saada kõnesid majaelanikelt, et mis neile kõike meelde ja keegi kunagi ütle, et kõik on hästi, on ju. Ja siis teiseks ongi see raske koht, et kui hakatakse maja renoveerima, siis sa käid kõikide naabritega kogu aeg rääkimas ja selgitamas siis seda, et miks see tegelikult kasulik on. Aga näiteks mul endal seal vanas kortermajas, kus ma elasin, oli telliskivi maja. Mina olin kogu aeg seda meelt näiteks samamoodi, et seda maja tervikuna nagu väljast fassaadi ei peaks hoiustama, sellepärast et see oli telliskivi maja ja tegelikult see minu hinnangul see maja ei läinud nagu soojamaks.
selles mõttes tegelikult. ta ei olnud seda väärtust. ta ei olnud seda väärtust juurde ja tegelikult ta nägi lihtsalt ilusam välja, aga lõppkokkuvõttes, kui ma olen näinud, kui tehakse vanad telliskivimajad, lihtsalt värvitakse üle, noh, pannakse uus katus, uued vihmareinid, kõik see tehakse ikkagist ära ja võib-olla see kulu pannakse kuhugi mujale, ma ei tea, haljastusse, tänavakivid ja nii edasi, siis see samamoodi nagu tervikuna mõjub hästi ja ka remondimakse tuleb sellest tulenevalt madalam kindlasti, aga noh, lõpuks seal ikka tehti terve maja ja tegelikult oli tore, aga iga renoveerimisega kaasneb samamoodi mingisugused mured, tihtipeale võib-olla ehitaja ei ehita kõike nii nagu peab, samamoodi teeb mingeid apsakaid, siis seal ei tööta midagi ja nii edasi, et see on tagantjärgi ka. Aga kõige olulisem, kui te olete ühistu esimees ja tellite endale täna suurema maja kui ühe korteriga, noh ikkagi kortermaja seal, ma ei tea, ütleme 10-15 ja nii edasi, rekkimise, siis kindlasti pange oma ehitus sellesse lepingusse sisse, et kes iganes seda ehitab, teil peaks ka sellele kasutusteatise tegema, selleks et dokumentatsiooni korda lõplikult ja väljas võtma sellele kasutusteatise, selleks et täna, mida ma näen hästi palju ühistutes, no kas ehitusluba või kasutusluba või ehitusteatis, kasutusteatis ja see on oma kuludega nagu ja oma kulud, et see on see ehituspakkumuse sees, et tal on, miks see on nagu täna oluline selleks, et noh, täna enam nii ei tehta, aga vanasti paar aastat tagasi oli ikkagi trend see, et ühistud tellisid suurelt omale need majarekid, fassaadid, värgid, katused ja tegelikult sinna võeti küll ehitusteatis, et tehakse see fassaad korda ja nii edasi, aga mis ma täna näen on siiamaani, et paljudel ühistutel on see kasutusteatis sellele projektile saamata, et tegelikult see nõuab seda, aga seda pole tehtud ja see on nagu ühistu kohustuseks jäänud ja no selge on see, et ühistu seda tavaliselt nagu ära ei tee. Selleks, et tema ei tea, kuidas ehitas ja nii edasi, et ja siis on see tagantjärgi palju kallim ja kulukam projekt. Nii et jaa, pange see kindlasti nagu lepingusse sisse, et see on ehitaja teha nendele töödele, mis tema teeb, et ta võtaks nendele nagu siis kasutusteatise või kasutusloa olenevalt. Justkui ka vastutuse näitab, et tööd on korralikult tehtud. Jah, et siis tal peab olema seal kindlasti mingi järelevalve, no ongi täpselt see tegelikult loob parema ja suurema vastutuse ehitajale. Mul rohkem teemasid ei ole, et kui sul on, siis me võime korra käia mõtlema midagi. Kuidas sul klientidega, et mul on viimasel nädalal olnud osade objektide puhul see, et tundub, et huvilisi on nagu palju, nii üüri kui müügi puhul, aga siis kui hakata konkreetsemalt aega kokku leppima, siis öeldakse, et me juba leidsime midagi muud nagu. Et see näitab seda, et tegelikult ostuhuvilisi on, et pakkumisi siis tundub, et on ka palju. Ei, no müügist rääkida, siis tegelikult on üüriga ka tegelikult, üürihuvilisi üüriga mul on endal üüriasju päris palju praegu, siis on samamoodi jah üüriga, et mulle tundub ka, et see turg on läinud selliseks, et kui vahepeal oli see, et noh tuli, siis sul oli üks kindel, ta ei saanud öelda, et ma lähen vaatan 5 veel, siis täna ma kuulen pidevalt seda, et kas müük või üür siis tegelikult, et jah, me käisime siin ära, meeldib, aga ma lähen vaatan 3 objekti veel, et seda valikut on palju, mis näitabki tegelikult, et turg on ülekülluses. Samas liiga häid asju pole ja ma ütleks pigem nii, et kõik, mis on natuke vana, seal on üleküllus ja see, mis on nagu värskelt tehtud, vana rekitud, neid liiga palju ei ole ja tegelikult seal ikkagi saab osta nagu ja müüjad saavad müüa päris nagu kõrgete hindadega. Nõudlust on. Ja päris palju on ka seda, et inimesed kirjutavad kirja, tahan tulla tutvuma, lisainformatsiooni ja meili aadress, aga rohkem need omaga suhelda ei saa. Jah, me saadame meili vastu, mul oli täna hommikul just 5 meili sellist umbes, et tere, sooviks vaatama tulla, ainult e-mail ja tegelikult oli 2 küsimust ka veel, aga telefoninumbrit midagi pole, ettepanekuid, kas tahaks vaatama tulla, pole. Mis ma siis sellest meilist peaks välja lugema, et tere, ma vastan su 3 küsimusele ja kui sulle sealt midagi meeldi, siis tegelikult me rohkem ei suhtle. Miks sa siis üldse kirjutad, et minule maaklerina tegelikult meeldib helistada alati, et ma tean, et kuulates teisi podcast'e, siis ma tean seda, et on mingi hunnik investoreid või inimesi üldse maailmas olemas, kes ei taha telefoni teel suhelda, vaid neile meeldibki e-maili teel. Ja siis nad kiruvad, kui neile ei vasta ja suhtlevad siis, kui nemad tahavad. Aga kui maakler neile ei vasta, siis nad lähevad kohe haripunaseks. Aga nemad ise teevad kogu aeg nii, et nad ei vasta. Aga see, see pole oluline. Et lõpuks nii on, et kui sa tahad kinnisvaras või kuskil elus üldse kiiresti, et asjad liiguks ja midagi kokku leppida, siis minu soovitus, lihtsalt soe soovitus on, eriti kinnisvaras, helistage. Leppige kokku, küsige telefoni teel need esimesed küsimused, saate kohe autentse vastuse. No kui maakler teile 2 korda tagasi ka tõesti helista, siis on nagu see, et saatke talle SMS, tere, mind huvitab see objekt, ole hea, andke infot.
no kui ta siis ka ei ole, siis kandke ta maha ja leidke omanik aga lõppkokkuvõttes tihti head maaklerid on nagu päevas 7-5 korda, 10 korda kuskil kohtumisel. Neil tuleb vahepeal 10 kõne sisse ja kui te ei jäta endast märki, siis võib juhtuda, et telefoniraamatus jääte tee vahele ja tegelikult unustab selle ära. Selleks, et tal tuleb palju kõnesid sisse ja tal tuleb palju päringuid ja siis lihtsalt jääte sinna 2 silma vahele. Kui te helistate, siis te jääte esiteks meelde või kui te saadate SMS-i, siis see logis jääb maha ikkagist, et mis objekti vastu te huvi tunnete, et lihtsalt soe soovitus. Ega saab ka kiirelt tegutseda küll jah, et korteris lepid inimesega kokku eelmine nädal, ütleme tegevuskava, et hind oli veel vaja müüjaga läbi rääkida, selle sai paari tunniga läbi räägitud. Järgmine päev oli juba hindamine, tänaseks 3 päevaga see hindamise akti kätte, järgmine nädal on notari tehing, et tegelikult saab ka kiiresti ajada. Aga see ongi ju vastastikune suhtlemine ja see, et ostjal oli juba tegelikult pangalaen nagu vormistamisel jah, et ta oli kõik eeltöö ära teinud nagu. See on hästi oluline. Ja 17, põhimõtteliselt 1,5 nädalat peaaegu, 2 nädalat ja ta saab korteri juba nagu kätte. Mul oli laagris üks üürikorter, mis läks niimoodi ära, et kui me eelmine kord seda üürida tahtsime umbes circa 1,5 aastat tagasi, siis hakkas see üüriturul see kerge põud nagu selles mõttes, et nagu üürihinnad hakkasid kukkuma ja üldse mingi suur segadus oli ja keegi ei tahtnud nagu üürida põhimõtteliselt, siuke tunne oli. Ja tegelikult olid hinnad valed, kuna üürihinnad kõvasti kukkusid. Tänaseks on nad stabiliseerunud, pigem võib-olla mõnes piirkonnas juba kasvavad mõõdukalt, aga huvitav oli see, et näiteks oligi laagris 3-toaline korter, siukene 15 aastat vana maja. Kui eelmine kord pakkusime vist 2-3 kuud ja ei saanud nagu soovitud hinde, siis täna oli niimoodi, et me panime 695-ga välja, mis oli tegelikult sama hind, mis eelmine aasta, kui me seda üürisime, aga siis oli nagu vakants 2-3 kuud seal, ma ei mäleta kaua me seda päris pikalt ikka võimlesime, käisid huvilised nagu huvi oli, aga keegi ei võtta ära. Ja seekord oli niimoodi, et ma panin üles ja 1 päevaga oli nagu klient olemas, hinnast ei rääkinud üldse põhimõtteliselt, jäi see ja leping läheb kohe edasi, kui teine välja kolib. Ja tookord oligi olukord, et laagris oli umbes, ma ei tea, 10-15 korterit pakkumises, täna on nagu 2, et puudus on. Ja laagri on nii hinnatud koht ikkagist, et seal nagu naljalt tühjaks ei jää midagi. 2-toalist korterit praegu üürile, seal panime lõpuks ikkagi 550 eurot üürihinnaks, korteri huvilisi otsisime kuu aega, et tegelikult korter seisis kuu aega tühi. Tegelikult oli ju siis hind ikkagi 500 lõpuks on ju, kui nüüd niimoodi arvutada. No kui sa aasta peale arvutad, siis on alati see, et kui korter on kuu tühi, siis on nagu... Ja tõenäoliselt oleks saanud juba nagu 2 üürile antud, aga omaniku soov oli, et anname kõrgema hinnaga. Aga kuu aega läks justkui nagu kaotsi. Et mõnikord hinnast tulenevalt võib see juhtuda. Mul oli veel üks huvitav olukord, ma pean sellega tegelikult see nädal tegelema. Näiteks räägin taustana, et andsime ühe korteri siin Lasnamäel, tegelikult äge korter, andsime üürile, aga ka siuke 15-20 aastat vana majas. 3-toaline, aknapõsed olid tegelikult meil lepingus ära fikseeritud, et on natuke nagu pundunud, kuna on ilmselt niiskusest tulenev selline kahjustused on ja hallitust, midagi siukest nagu seal tegelikult nagu otseselt näha ei ole, aga selge on see, et need aknad nagu ei ole kõige vettpidamad või niiskuskindlamad 20 aastat vana maja on ju. Ja siis see üürnik on meil seal paar kuud sees elanud, kui nüüd tuligi see justkui soov, et tema soovib lepingut lõpetada sellest tulenevalt, et akende juures on nagu siis väidetavalt hallitus. Hästi hea olukord. Meil on rendini leping, võtsin kõik pildid lahti, mis me sinna panime, kaasa arvatud need pildid, mis on aknapõskedes tehtud, et aknad on juba pekkis nii-öelda, et see ei ole nagu aluseks tegelikult lepingu lõpetamiseks. Aga tema ütles, et tema ei saa seal juba elada ja täitsa paanika on ju. Tegelikult ilmselt äkki tal on elus lihtsalt midagi muutunud, tahab kiiresti lepingust vabaneda, juba ütles, et kuu lõpus tahaks ära minna, see on siis 20 päeva pärast. Aga tegelikult kui meil on tähtajatu leping, siis on 3 kuud on ju, et ei ole nii, et sina avastad ja mingi põhjuse. Neid kuidagi korrastada. Ei, see oli talle kogu aeg teada, et me ei kavatsegi nendega midagi teha, et see ei olnud probleem, et me ju näitasime talle seda. See on mõnes mõttes ju korterile probleem. Ei, see võib korteri probleem olla, aga täna ei tee sellega keegi midagi. Ja lihtsalt, miks on hea näiteks samamoodi protokollida, et mingid otsitud põhjused tulevad tihtipeale kinnisvaras. Aga ma ei tea, mis ma tegelikult sellega lõpuks öelda tahtsin, aga siis selleks. Okei, kuule, aga tõmbame siis kokku 45 minutit jälle aeg läinud. Nautige suve ka. Nautige suve, tehke tarku tehinguid ja näeme juba notaris. Jah, toredat päeva. Tšau.